Heipa, enne kui me läheme selle video juurde, siis ma tuletan meelde, et kui sulle meeldivad meie vlogid, videokesed, siis palun pane like, subscribe, bell notification. Me oleme üli tänulikud ja see annab meile väga palju indu ja jõudu juurde tegutseda. Eelmisel videol meil oli ka väike eesmärgikene 150 laiki, see ei ole veel päris koos. Nii et kui sa ei ole eelmist videot näinud või kui oled näinud, aga like ei pannud, siis mine pane ka sinna like ja pane ka kindlasti sellele videole. Me oleme mega tänulikud ja lähme nüüd video juurde. Heipa hei, meil on käes kolmapäev ja minul on käes siis väetis. Ehk siis kuna meil on päris palju elupuid, lähevad siit pihta, lähevad terve ringi, lähevad sealt terve ringi, lähevad sinna välja. Ühesõnaga neid on väga palju. Kindlasti ei jagu, mul on neid paar pakki, kindlasti nendest ei jagu, aga mul elu sees elupuid väetanud või tegelikult vist eriti üldse mingit puid väetanud. Ühesõnaga, nii et nüüd ma hakkan seda väetisse toppima ja siis ma hakkan seda siin korralikult kastma, sest ma kuulnud, neid peab väga palju kastma, kuigi meil on veits vihmased päevad siin ka, nii et ma loodan, et pool tööd on tehtud. Siis igal juhul ma topin selle väetise nüüd järjest siia puude alla ja hakkan seda kastma. Gonna be fun. Täitsa lahe on, teate see. Pool maaelu, mitte päris maaelu, aga siiski oma hoovielu, ütleme nii siis, nii et hakkab pihta. Ma panen teid siia puunajale ja vaadake, mis saapad mul lihtsalt elas. Ma panin siuksed saapad endale jalga, sest ma hakkan kohe neid kastma ja siis ma mõtlesin, et äkki ma saan väga läbi märjaks. Kui siin on suht nagu mullane ka. Ma ei tea, kas see tähendab, et ma olen linnapreili, et ma panen endale saapad jalga, kui ma hakkan midagi kastma või. Igal juhul ma oleks pannud kummikud ideaalis, aga mul ei ole veel kummikuid. Need tuleb endale muretseda. Nii et igal juhul nüüd ma panen praegu lihtsalt saabastega. Kõigepealt ma väetan. Siin ei ole nähagi, kõigepealt ma väetan ja siis hakkan alles kastma. Ja siis saab kõik, ma arvan, jube väga märjaks, sest ma olen kuulnud, et neid peab nagu tohutult palju kastma. Mul lehekesed lehvivad, aga kõigepealt lähme paneme veits seda väetist. Nii, ja nüüd mu armsad blogivaatajad, kes on targemad, öelge palun, kas ma teen seda õigesti või ma teen seda valesti. Ma vaatasin, et umbes peotäiekene, ühele puule enda väiksed puud ka ja siis lihtsalt teen niimoodi üks väikse ringikese seal ümber. Nii et loodame, et see toimib. Ja kellel on häid nõuandeid mulle anda, kõik on teretulnud. Ma alles õpin seda asja. Oi, mis tuul, ma loodan, mind on kuulda. Ühesõnaga ma väetasin oma taimekesed ilusti on ju ära ja tahtsin nüüd kastma hakata, aga läks mingi voolikuga selle probleem ja ühesõnaga ma ei viitsi seda vooliku teemat jagada, aga ma ei saanud ühesõnaga neid kasta. Nii et ma mõtlesin, ma tulen hoopis jalutan. Nii et ma praegu teen kõnnitiirukest. Praegu just Ken sõitis must mööda. Ehk siis Ken liigub ka koju. Ja ma juba enne rääkisin talle ka sellest vooliku teemast äkki ta jõuab koju, äkki ta siis juba seda vaikselt sealt midagi tšekkab, kui tal on aega. Aga jah, eks me koos siis vaatame, äkki saab selle asja niimoodi hästi, et ma saan ikka ära ilusti ka kasta, et see väetis sealt lihtsalt kuskile tuulega minema ei pane näiteks. Ja. Nii, vooliku fixing käib. Vaatame, kas saame selle siit ilusti ühendatud, et ta tuleksid keskelt välja. Enne meil oli ühendatud nagu see otse sinna vooliku otsaga. Ma ei liiga keeruline seletada, siis ta ei tulnud siit välja, aga tegelikult peab olema ühendatud siit läbi. Et ta keskelt hakkab jooksma, et saab ilusti seda pikalt tõmmata. Praegu ma ei saanud pikalt tõmmata, sest mul on vaja siia saada ligi. Et jah, äkki saab korda. Handyman tegi vooliku korda. Jah. Nüüd naine kastab. Kastame need ära, jah. Ja kui keegi oskab öelda häid soovitusi, kuidas sellest lahti saada või mis lootused üldse sellega seoses veel on, et need nii pruunid on, siis andke julgelt märku. Ja kui palju kasta võiks, kui nad on sellised. Mina arvan, et mida rohkem, seda uhkem peaaegu. Aga Ken juba tahtis mind peatada. Ma panen liiga palju. Ta hakkas üle kastma. Ma arvan, et ei kasta üle neid midagi, et nad on nii kuivad. Aga ilusamini niitma peaksid neile lähemalt, kui aus olla. Olid kõik sees poole ääres ja siis sa küsisid, et kas ikka on trimmerit vaja, äkki trimmerit ikka ei lähe vaja. See on puhas trimmeri koht. No igal juhul jah. Ma reedel niitsin, aga trimmeriga ei niitnud tookord. Siin on igast nõgesed olid siin puude vahel. Näed, siin on nõges. Ja siin on väga palju lehti laiali. Sa vead seda veits.
ise tõmban, aga ma ei tea, mida seda siit nii. Ja vaadake seda, milline lihtsalt järgmine töö peab olema mingisuguse selle umbrohu või. Ühesõnaga mingisuguste suvaliste asjade eemaldamine. Siin on need elupuud ja mingid siuksed asjad ripuvad siit välja. Ühesõnaga seda platsi on vaja, mis mingi see ohakas, mis asi see on siin. Ühesõnaga enne kuskil oli ka terav, nii et nagu mingid siuksed jamad siit vahelt on vaja ära puhastada, et oleks siuke ilus see ala siin. Projekt seina värvimine hakkab homme pihta, praegu tõstsime teleklaua ära, telekas on meil siin ja võtsime selle kinnituseinast ära ja nüüd paneme teibid kaertesse ja ma siis, fookus läks ära, ühesõnaga ja ma siis hakkan homme värvima, vaatame, mis siis saab. Nii teipimine käib. Jah, upsliist. Siit nurk on juba teibitud ja seal lae üle, nagu meil on see pindlagi, pekki mul kogu meelest, kumb lagi meil on? Bing. Siis seal on siuke väike vahe, seda peab eriti ettevaatlikult toimetama ja see eriti ettevaatlik toimetamine jääb minu teha ja ma ei ole üldse endas enesekindel aga ma teen, mis ma suudan. Milles see kunagine sündel? Kuule! Ühe asja valimisega või tegemisega? No siukestes asjades, mitte et üldse mitte milleski. Mõnega kes ikka olen. Aga ma lihtsalt, see on suur asi, mida teha, ma värvida terve sein ära mingi dekoratiivvärviga. Pool seina. Ja kui meile ei meeldi, siis on väga keeruline. Aga küll saame hakkama. No nii, hakkame siis värvima, ma ei tea, miks reaalselt mul on nagu hirm nahas. Okei, ma ei tea, kas päris hirm nahas, võib-olla palju öeldud, aga kuidagi ma mõtlen, et kui mulle ei meeldi, see ei ole nagu lihtne töö, mida nagu ära puhastada või nagu üle teha, ümber teha. Aga mis seal ikka? Mul on värvikesed siin, teen need kohe lahti, äkki ma teengi kohe need teiega lahti, vaatame. Ma panin näha endale selga siuksed püksid, millega ma olen ka varasemalt värvimistöid teinud. Nii et mu nägu pole näha isegi. Nii et suvalised riided selga, millest ei ole kahju, kui nendega midagi hullult juhtub. Või mis ei ole mingid linnariided, ütleme siis niimoodi. Juba näpp koos esimese sekundiga. Kas mul oleks kindaid või? Mul ei ole kindaid. Mul ei ole kodus kindaid ju. Ma tahtsin hullult kindaid endale, mul tuli praegu meelde, aga ma unustasin osta, sest mul on käsin just küntes ka. Ehk siis... See ei ole hea koht ka, kus ma teen seda köögilaual praegu. Okei, ma kolin siit lihtsalt minema nende värvidega, seda tuleb teha siin papi peal. Vale paanikasse. Ma kukutsin küll papi peale, aga ikkagi selle värvi potsku nagu kaane. Ehk siis see on seal juba kõik lägane. Nüüd ma pean vaatama, kuhu ma seal astub. Mul on kohe kõik jalad lägased. Ja mu ilus köögitool on ka seal nurgas veel, mille ma pean sealt ära tõstma, mida mul oli plaan kohe teha, aga mul on näpud mustad, ma ei saa seda kätte võtta. Nii et kõik see kaos hakkab juba pihta. Aga seal ikka ma pesen ennast puhtaks, viin selle värviga sinna ja hakkame seal paberi peal, või tähendab papi peal siis ilusti plätserdama. Ja ma reaalselt panen endale kätte täiesti tavalised kindad. Ehk siis ilmselt need pärast kahjuks enam ei ole väga kasutatavad, aga ma ei taha teha paljaste kätega seda. Oota, ma võtan siit korra näitan. See tuleb siis niimoodi, et nende kahe värvis segu. See on selline, ta on tegelikult nagu pigem tumepruunikas peaks olema. Ja siis teine on selline oranžikas. Ühesõnaga, ja neid kahte ma hakkan siis siia seina peale miksima, nii et vaatame, kuidas see mul õnnestub. Ma panen teid siia. Teen seda teiega koos. Ma juba mäkerdsin oma jalad ära. See on täiesti uskumatu lihtsalt. Teen ainult ühega praegu. Vaatame. Sest ei ole enam tagasi teed. Kui hirmus. Niimoodi tulebki lasta. Ja siis vahepeal natukene sellega. Niimoodi. Annad siia seda tooni. Ma olen seda teinud parem küll tegelikult. Siis lased sellega enda üle ja niimoodi segad. Ise vaatad, kui nagu pruuni või oranžikat pigem tahad. Nii, ma näitan vahepeal siit
tulemust või noh, mitte päris tulemust, see ei ole veel valmis. Ma nüüd ronisin redeli peale, nüüd järjest sealt tulen ülevalt siiapoole. Aga umbes, no okei, ma näen siin on ikka mingid valged lõigud veel, mis mind veits häirivad, mis on vaja üle teha kindlasti. Ja eks ta natuke kuivab veel ka teistmoodi, aga selline pruunikas, bronsikas, roostekas, ta enam-vähem jääb, natuke tuleb, see näeb nii halb kuidagi välja selle ümbert. Igal juhul, aga jah, teen lõpuni ja teen veel üle igalt poolt, kus häirib ja vaatame, kuidas siis jääb. Nii, ja ma sain jamaga ka hakkama, tõmbasin korraliku triibu siia ja seal kõrval ka, aga ma nüüd kohe lähen proovin ära puhastada, äkki saab veel sellest lahti. No nii, 3 tundi hiljem see seinake sai lõpuks värvitud ja ma ei tea, noh, eks näis. Üliraske on nagu ääri värvida, sest ta peab olema hästi siuke sigri-migri nagu värvimisstiil, et nagu sa ei saa sirgelt tõmmata, eks neid ääre on nii ülikeerunud, aga no siia õnneks tulevad nii kardinad ka, ehk siis vajub peale ja noh, teibid on ka praegu igal pool tegelikult, et ta praegu näeb nagu väga möss välja. Aga nüüd tuleb ära oodata siis, kui ta siin kuivab ja panna telekas ja teleka kapp seina ja vaadata, kuidas siis jääb. Kas te mäletate, et kui mul eelmine kord oli puhkus, ma rääkisin seda, et mul ei tohi puhkust olla, sest ma hakkan muidu asju ostma ja kuskilt tellima ja see juhtus jälle. Okei, muidugi meil on muidugi vaja koju ka, on ju mingeid asju, aga no samas ma ikkagi võib-olla natukene olen seal liiga hooga läinud, aga nii on, vähemalt ma loodan, kõik on ägedad asjad ja sellega seoses Ken tõi mulle täna Jyskist siis ühe kotitäie. Mis ühe kotitäie, tähendab ühe tellimuse 3 kotitäiega ja paar asja nõues ka. Ma näitan kohe, mis siin sees on. See oli teile voodis, vaatasime seriaali, Ken jäi magama ja võtsin telefoni lahti, märkasin, et Jyskis on mingid soodustad ja juba mul oligi mingi tellimus tehtud. Aga õnneks ei olnud midagi väga, mitte õnneks, aga noh, midagi väga palju ei olnud. Igal juhul ja mis ma veel palusin tegelikult siis täna, ma ei loodan, mida kuulda, oli see, et meil oli väetist vaja juurde elupuudele ja reha oli vaja, sest et ma tahan natuke muruseemet panna, meil on mõned augud veits murus. No kas või tegelikult siin on ka veits näha, tegelikult siia ma nagu ei plaaninud panna otseselt, mul on maja taga, aga noh, ühesõnaga, et muruseemet panna veits juurde. Ja selle jaoks mul oli vaja seda reha, et seda veits nagu mulda lahti sealt tõmmata. Sest et noh, lihtsalt peale ei ole mõtet seda seemet lisata, nii et ma tahtsin reha ja okaspuud või nendele elupuudele väetist. Ja siis Ken ostis endale tolmuimeja, nagu näha. Ja nüüd ta koristab sellega autot. Ta on väga rahulise. Igal juhul, nii et see on meil siin üks uus asi. Ja ma näitan, oota, mul on see reha siin samas. Ma nii loodan, sorry, et mind on kuulda. Näete, sellise reha. Metallist kindlasti tahtsin, et oleks siuke tugev reha. Ja ma tegelikult tahtsin selle tõsta siia meie uue kuuri moodi asju siis. Või panipaiga või whatever. Ühesõnaga see reha läheb siia. Ja ma siis lähen hakkan vaatama kohe koos teiega äkki, mis mul seal Jyski pakist tuli. Üks asi kohe need tuli. Need 2 olid mul ka Jyskist tellitud matkatoolid. Ma mõtlesin, need vahepeal ikka kuluvad ära või kas või kui meil tuleb näiteks suvel vahepeal külalisi, terrassile rohkem istumiskohti vaja. Ja see matkatool oli reaalselt mingi, ma ei tea nalja, kui see oli isegi 4 eurot äkki või. Appi, ma panen ukse lahti tegema. Ühesõnaga, see maksis üli vähe üks. Ja no võib-olla 5. Aga jah, ma mõtlesin, et aga tead, kuluvad ära ikka ju. Nii et nüüd meil on paar matkatoolikest ka või kui kuskile lähme näiteks mere äärdes, siin super hea, kui on ju olemas. Kõigepealt Jyskist ma näitan, ma tellisin sellise asja. Nii super oluline vajalik asi. Aga see tundus nii lahe ja ma reaalselt mõtlesin, et ma panen selle terrassi peale. Kas siin on patareid ja sees ka või? Mis see nupp käib? Ühesõnaga. Okei, siin ei ole vist patareid sees. Patareis peab minema ostma. Aga muidu selline terrassi peale, päris suur ka, mina arvan, et see on väga ilus sinna. Terrassi peal meil ei ole näiteks õhtul mingit valgustust. Nii et nüüd on meie esimene. Siis dekoratiivpadjad. Lihtsalt sellised kerged pruunikad, beežikad ja väga nunnud. Ma arvan, et ma panen siia. Midagi sobib siia rohelise pleediga vist ei sobi, aga siin on mingi sildid küljest, need tuleb ära võtta. Aga 2 sellist pleedi. Okei, te vist isegi ei näe, et tõesti sobib või mitte.
aga meil on magamistoas ka väga sarnased toonid. Nii et siia mulle ikka meeldib tegelikult siin ka elutuppa või magamistuppa lähevad siuksed padjad. Ja need olid ka mingi, ma vaatan, 4 eurot äkki, kõik asjad olid nagu, sa olid mingi mega aled. Ja siis ma võtsin see sama suur lamp, mis ma näitasin, minu arust oli seal neil kirjas, et mingi 50-60 eurolt oli mingi 15 euro peale, 13 euro peale, midagi sellist. Nii et, kus on soodukad, seal olen mina. Palun vabandust. Ja siis, vaadake, ma olen ülirahul. Mitte, et meil oleks neid vaja olnud. Või et keegi või Kengi oleks küsinud, aga ma vaatasin. Tellisin endale ja Kennile kroksikesed. Ja jumala hea on nendega, ma arvan, kodus ringi lasta on ju, sest et praegu me käime oma plätudega ringi, millega me tegelikult käime ka kuskil mujal on ju, ja siis vahepeal ikka siin tatsad mingi muru mulla, sest no ikka saavad jalad mustaks koos alanõudeks. Ma mõtlesin, no õigel koduomanikul, aiaga koduomanikul peab ikka paar krokse olema. Ja need olid ka jälle kirjas mingi 3-4 eurot tükk. Võib-olla 5. Aga ühesõnaga, siin siuksed nunnud, need praegu sobivad mu nende pükstega peaaegu. Väga nunnu. Nii. Selle ühe võtsin veel terrassile. Samamoodi siis saangi panna selle suurema ja siis selle ka sinna kuskile, et tulekene. Oih, oota ka, kuidas see põlema läheb. Siin on nupp. Okei. Siin on patakaid vaja jälle. Ühesõnaga. Need lähevad siis terrassile ja siis siin on see viimane asi, mis läheb ka terrassile. On siuksed tulekesed võtsin ka. Ja ma loodan, et need saab ilusti panna siuksed. Võtan kohe lahti ka. Need ei ole väga pikad, aga ma mõtlesin, et tahaks midagi ja jällegi lihtsalt kuna nii head hinnad olid. Kuna lihtsalt olid tõesti nii head hinnad niimoodi, et need padjad, 2 matkatooli, 2 paari krosse, siis krokse, siis see suurem lamp, siis see väiksem lamp ja need lambid mul läks kokku tellimus mingi 50 eurot midagi. Ma arvan, et see on nagu väga-väga hästi. Nii et kes veel tahab, jõuab äkki need soodukad veel kehtivad nii kaugus video välja läheb. Okei, ühesõnaga ma seda pean ettevaatlikult võtma ja hakkama vaatama, kuidas see käib. Siin peaks olema neid omajagu ja siis need tahaks panna terrassile põlema. Ma proovin, äkki ma saan need kõik ära panna ja siis, need on ka võib-olla patakatega. Mul ei ole patakaid. Jah, aga eks ma näitan ikka, kui ma peaks saama. Nii et selline väikene haulikene ja peagi on tulemas ka Ruugist kaup. Tulemas on kaup mööbel ühest ja ka Temust tõstsime ka mingi hunniku pudipõdi asju. Nii et kõike tuleb, kõike näitame igasugu vahvaid asju. Nii et jah, järgmiste haulideni. Ja ma ostsin endale aiakindad ka, need tulid ka veel kotipõhjast, ehk siis ka need mahtusid selle umbes 50 euro sisse ära. Nii et väga hea saak, ma ütleks. Ja nüüd mul on parem nendega seal elupuude vahel möllata, aga täna ma raputasin neid ja siis tõmbasin neid surnuid oksi sealt ära. Ja siis ikka mõtlesin, et palju mõnusamaks kinnastega teha. Võt. No nii, aga me saime selles, ma pean ikka panema ühe peale, ühesõnaga panime juba teleka seinale tagasi, see lauakene läheb veel ka sinna seina peale, praegu panime väiksed tulekesed ja no need lähevad tegelikult üldse õue siin ääres ja küünlakene ja siis on kuidagi eriti siuke mõnus hubane ausalt öeldes ja saaks veel siia kardinad ka, mida homme on lootust saada. Siis on, ma arvan, õhtul on nagu väga äge see ja siis on nagu väga ilus. Vaata see köök ja sein nagu läheb täitsa ühte. See nagu köögitoon või? Kõik läheb ühte võõrust. No jah, igal juhul, aga jah, kuidagi see. Väliterrass ka vaata. Väliterrass, jah. Ja siuke pruunikas on meil siin mingites kohtades läbiv, aga samas mitte nagu liiga palju ka vaata. Ühesõnaga, aga see sein sai ikkagi päris cool, ma arvan, et see oligi hea mõte ja... Kaamera peal ei ole üldse. Ei ole jah, kusjuures ma ka vaatan, et seda kaamera peal ei näe nagu üldse kuidagi nii šef välja. Vaata, ma proovin tumedamaks tõmmata, siis äkki annab nagu wow, aga seegelt see nagu värv ikkagi muutub ära. Aga see on siuke õhtu valguses. Aga jah, ta ei ole tõesti kaamera peal nii hea, aga noh, suures pildis ta ikkagi on nagu äge kuidagi palju efektsem ja kuidagi nagu siuksem, ma ei teagi, nagu omapärasem või stiilsem või kuidagi, et ta ei ole nagu siuke tühi blank lihtsalt, vaat tal on mingi iseloom, ütleme niimoodi siis. Nüüd hakkame Netflixi nii et nüüd vaatame Cleaning Lady't ja kusjuures, ma ei tea, kas me oleme sellest rääkinud, kes ei ole vaatanud, siis päris lahe sari Netflixis, päris põnev, nii et tasub vaadata. Meil on 3. hooaja nüüd eelviimane osa. Või viimane osa vist tegelikult.
4. hooaeg on ka. Nii et väike Netflixi soovitus ka. Siia meie need õhtute unetunnid väga tihti läinud on viimasel ajal. Ja no küll on praegu ka 9, ma arvan, paar osa ikka vaatab. Eile läks mingi pooluks. Aga küll, tavai. Nüüd vaatame. Hei hopsti, ma tulin rattaga sõitma. Olen kuskil jänn lihtsalt seisma, siin on ühed nunnud, siuksed punakad, oranžikad lilled, kusjuures Ken eile tõi need lilled mulle ka koju peatustee peal. Korjas noppis lillekesed ja tõi, kuigi need ausalt öeldes suht kohe vajusid ära, tuleb öelda, ehk siis teist ei olnud väga asja. Aga see mõte oli väga nunnu. Ma nüüd näen neid lillekesi, ehk siis ta umbes täpselt, siin kindlasti mitte siit ei sõida mööda, aga kuskil niimoodi tee ääres nägigi. Ja siis noppis mulle mõned, nii et see oli väga cute. Aga mis ma tegelikult tahtsin öelda, on see, et ma jäin siin just praegu seisma ja mul täiesti juhuslikult, ma ei tea, ma vaatasin siin ringi ja mulle tuli meelde, et ma olen kunagi mõelnud selle peale, et tahaks minna Rabarestosse. Hindreku talu siis korraldab seda, võib-olla ma ei tea, olete näinud, kuulnud, jälgite on ju see Tuuli Clementa on ju, on selle perenaise nimi seal, keda ma ka jälgin hästi, nagu lahe tundub see, mis nad seal Hindrekul kõik teevad. Ja siis nad teevad seda Rabarestot ja siis ma mõtlesin kunagi, et oleks nagu äge minna, aga siis kuidagi nagu ma ei tea, ei klappinud või kuidagi oli ja siis ta nii jäigi. Aga nüüd me see nädalavahetus just mõtlesime, et meil on vaba nädalavahetus, mida me võiks teha, et tahaks nagu midagi mõnusat teha, ikkagi sukest nagu suvist on ja mul tuli järsku meelde ja nüüd ma lihtsalt ostsin need piletid meile ära pühapäevaks. Ken ei tea seda veel, ma Kenile pärast ütlen. Nii et igal juhul, nii et pühapäeval me lähme siis sinna Rabarestosse, see tähendab seda, et seal on kanuumat kõigepealt, siis kuskil seal metsa sees on ju tehakse süüa, 3-käiguline vist söök, siis kanuutad veel edasi ja siis pärast on veel jalutuskäik ka mööda siis kas mingit raba või metsateed, et selline väga mõnus ja ma loodan, et ilm on ka enam-vähem ja isegi kui ei ole, tead, mis seal ikka. Ma isegi kuidagi ei lase sellest ennast üldse heidutada hetkel, ma arvan, et see tuleb nagu väga vahva käigukene. Vot, aga mis meil veel täna homme plaanis on, ega tead veel ei teagi, nii et eks me siin jooksvalt siis näitame. No nii, järjekordne päev, kus mina tulen töölt ja Berit on siit mööblipoodidest erinevaid mööblit tellinud ja mina pean siis nüüd järel käima. Aluksi käisin Ruugis, käisin Kaaravates, võtsin edased peale. Siis Berit kirjutas, et tal on mulda vaja ajada. Võtsin talle koti mulda ja siis ma veel võtsin enda peaga. Võtsin magamistubades ülesse korrusele, võtsin igast tuppa siini, kuhu lähevad need valgustid sisse. Üritan kuidagi ära sukutada siin. No nii, mulla kott shotgunis, pagassi ei mahtunud. Ja läksime koju, nädalavahetus hakkas. No nii, Ken jõudis koju ja meie järgmised asjad, mis sa siukse näoga oled. Järgmised asjad jõudsin ja sellel kuule päris palju asju tellisin ju. Või noh, mitmeid. Või noh, toredaid, vaata, mis siis on. Mina tellisin või? Tõsi siini veel ära! Magamistuppa siini. Miks 3? Igast tuppa. Päriselt või? What the hell? Väga loe! Siin on igasugu asju veel ruugmööblis ja kus on veel käisid ka rautes. Kardinad on meil. Noh, mis ma vaatan? Mulda palusin ka, võitsi kui nunnusti panid mulla. See auto tiiksuma selle. Okei. See on ju see diivanilaud. Kuule, davai, hakkame vedama asju. Vaip. Cool! Jälle uued asjad koju. Ma lähen nii. Happy. No nii. Saad või? Sul on ikka abi vaja. Ei ole või? Seda karpi äkki katki teha või? No nii, siit tuleb meie diivanilaud. Ma tõmban seda alla. No. Vau, see on ikka väga raske ju. See läheb katki. Teeme koos. Ja ma olen üksi. No jumal küll, noh. Tõmba. Väga hea. Korras. Rõngas. Maa ei kukka, see on libiseb sul. Rõngas, ümargune kuju. No nii, saime välja sellise, siis valisin. See peaks olema siuke ka pähklipruun. Veid selle järgi, et meil on köögis seda, aga ta ei ole tegelikult päris sama, aga jah, ja siis siia peal on selline toon. Vaatame, kas sa saad selle kuidagi veeretada siia koha peale või?
praegu on diivan nii laiali. Okei, teen puhtaks ära, davai. Noh, loodame, et sobib. No nii, diivanilauake sai selline. Siit on see pruunikas, siin on hele. Algul mõtlesime musta peale, aga siis ma mõtlesin, et tegelikult on nagu äkki põnevam hoopis sellise pruuni ja beežiga, ja kui vaadata nagu siit poolt niimoodi. Nii, siia koridori läks siis selline väike tumbakene. Lihtsalt hea siit jalanõusid võtta, panna ja vahepeal istuda. Ehk siis siuke beežikas tumba. Ja härra paneb meil siin kardinad, kõigepealt päevakardinad alla. Neid läheb 4 tükki ja siis läheb tavalisi kardinaid ka 4 tükki, nii et mõnus ju! Ulatud, miks see ei ulatu? Võta lähemal endale, ikka ulatud. Tooliga, liikuda. Saad kõigega hakkama. Monteerin siin pühapäeva õhtul vlogi ja sain aru, et klippi ei teinudki, kus näitame kardinaid. Sellised nad siis siin söid. Palun ärge pange tähele. Ivedisi. No kortsud on peal ja ütleme nii, et kvaliteedist on natuke puudu, aga ilusad on nad siiski küll. Päevakardinad on ka all tegelikult, siit võib niimoodi ikka näidata. Näita päevakardinaid siis. Päevakardinad ka all. No tere päevakardin. Jah, ja see tuleb siis peale. No nii, saigi seega näidatud. Siia magamistuppa sai selline vaibakene, ta on nii rulliselt, ta natuke vajab ära vajumist, aga see on ülipehme, reaalselt see on nii mõnus. Ja ma arvan, et täitsa hästi sobib sende kuidagi kardinate ja selle heleda voodi ja vaibiga, muidugi see sinine lina võib-olla ei ole kõige ilusam. Meil tegelikult peaks üksid tulema ka suurem tekk, et saab ilusti nagu teki üle äärte ja paremini natukene, aga yes, siia tulevad need päevakardinad ka, need tegelikult on ka olemas nüüd. Aga ma ei ole kindel, kas meil nendest... siin on olemas üleval. Me just mõtlesime, et kas meil neid uljasid on. Aga noh, muidugi sinna peab otsa panema. Ühesõnaga, me ei ole kindlad, kas me saame need ära panna. Aga need on ka iseenesest olemas. Ja see võibake on tõesti väga nummi. Vaadake, kuidas koguneb pissi. See ei täiesti juhuslikult on lihtsalt igal juhul. Täna on avatud talude päev ja me oleme siin mingi Suuroja talus. Siin on obused, seal olid veised või need, jah, mingi vägiveised, kus siin oli ka. Ühesõnaga, seal kaugel. Me juba sealt tulime ära ja siis me nägime sigu ja mingit kanu ja ühesõnaga mingi väga suur nagu talu, väga palju ruumi, väga palju loomi. Ilus on tegelikult see hobune, ikka võimas loom. Siuke maskuliinne. Nii et jah, täna Tiimu ja mingi vaatame siin taludes ringi. No nii. Süüa ei taha või? Siin on kohvikukene. Olemas mingi lammasruudusko. Ja mis sa tahad jäätist või? 29. mai. Jäätist peab otsima. Jah, 2 kuud tagasi. Silt on üleval. Igal juhul. Aga väga mõnsa on siin. Enne olid kõik lambad on nagu tegelikult selle aia siis kinni, aga praegu siin üks väike lammas. Üks väike lammas siin hängib ringi vetsude ees. Lihtsalt. Nii nunnu. Huvita, kus see niimoodi välja lasti. Pani jooksu või? Pani plehku. Sest muidu nad niimoodi siin ei olnud vabalt. Aga nii nunnu. Pisikene. Me oleme siin kuskil, ma ei teagi, kuskil lillepõõsaste vahel meeletult erinevad sorte asju. Väga suur lilleaed on siin ja see kõik on viinamarja kasvatus. Viinamarja kasvuhoone. Seal vist just viinamarjad, aga viinamarja. Motiiv, Rüütel, Maria. Aga viinamarja võtta ei tohtinud kõheldi, ühe näpsasin. Aga sa võtsid? Muidugi ma võtsin, maitsesin, tahtsin. Kuidas kõhuga on? Näpud puusust eemale. Taeva sina. Jõhker aed ikka. Ja siis matkama ruut. No vot siis. Tallinnas on krokodillid ka, noh. Me oleme nüüd tulnud viikingite külla ja siin on siuksed uinud jängukesid. Oo, näed. Nämu.
Said süüa. Võta teisele ka natuke siis. Hello, jänes. Kõkku. Sügab ennast. No. Opsti. Vaata kui nunnud. No ei saa kätte. Oh, kui nunnud. Siin magab ka üks. Nii suured. Oota, kas ma saan siit vahelt? Nii, fokusseerib ära. Oi, see kormsasti tudub. Nii, oih. Siin on, pole kunagi Viikingite külas varem käinud. Täna tulime vaatame siin ka ringi. Ja seal on need pisikesed ka. Oi, kui nunnud. Kuidas sa nii pikk oled? Kuidas sa nii pikk oled? Väiksed lapsed küsisid nii nunnust. Vaata, seal nad tuduvad ka. Või mis tuduvad üksteise otsas? Siin on ikka üks mama. Mama, kui nunnukad. Siin saab viibu lasta. Ise tahaks ka ausalt öeldes, aga vist ei viitsi väga oodata siin järjekorras. Nii et ma ei teagi. Ja mis teie seal teete? No kuulge, ma ei saa vlogigi siukest. No nii. Pool tundi tagasi vaatasime Netflixi veel ja siis tuli soundbari mõte, et tahaks soundi paremaks. Nüüd on ülemist Euroonikast. Soundbari ligi. Soundbari selle bassi ja siis 2 lisakõlarit. Ma panen tööle. Soundbar, no jah. Küll sul ikka veab siin ennus. Kõik oma asjad sa saad. Mul peab asjadega, sul peab minuga. Tõsi, nii on. Nii on. Okei. Ei no äge, lähme katsetame siis ära. No nii, uued mänguasjad on kodus. Kuidas läheb? Ei tea veel. Ma hingeldan siin taga. Ma rõõmust tantsisin nii palju just. Okei, vaatame, ühendame selle asja ära. Heipa! Täna on siis pühapäev ja meie läheme sinna Rabarestos, millest ma siin ka enne rääkisin. Ja me varsti juba 10 minuti pärast vist jõuamegi sinna. Ja ma ei tea, ma arvan, et see tuleb väga vahva päevakene. Siuke mõnus loodus keskel ja ilm läheb ka praegu väga ilusaks. Vahepeal nagu näitas vihmast, aga praegu ikka pigem on isegi päike väljas. Ja suht sinine taevas, nii et ma arvan, meil tuleb väga vahva päevakene. Saab kõhu täis. Saab kõhu täis ka, jah. No nii, kanuke me siin välja valitud. Rahvast on päris palju. Siinpool ka. Nii et matkakene võib alata. Valmis vä? Jah? Joo. Siin on paar tükki on põhjas. Jah. Me toome. Meil on enne ka öeldud. Et kanuusi ei tohi küljele kallutada, et kallutage kas ette või taha, kui mingit asjalt peab alt läbi minema. Ja mis on kõik ju? Nii, me oleme jõekese peal, naismised ees, kennu taga ja siin me rahulikult kulgeme. Selline väga mõnus ilmakene on, sussu, aga mitte mingi mega päikeseline ja siuke mõnus, rahulik jõekene ka. Väga palju on seda taimi siin üleval, aga tead ja rahulik vähemalt ilusti kulgeda. Nii et, mõnja, joo. Nii, me vahepeal tegime juba peaaegu väikse accidendi, kellega kõik korras natuke sõitsime teistele otsa, aga kõik hästi. Ja Ken ütles, et ta võib nüüd praegu ise juhtida, et ma saan chillida. Nii et ma siis nüüd chillingi. Las Ken rassib seal taga. Ma naudin ilma. Mida? Väga mõnus on see. Ei, väga mõnus on küll, jah. Väga rahulik jõgi. Ja, siin on mingi ogas väike kriime, aga pole hullu. Nii pea alla. Aga muidu on mõnus, jah. No vaadake, kui ilus tegelikult. Päike ka on ju särab vaikselt. Ja lihtsalt oled siin jää peal. Siin on mingi toigas. Ühesõnaga. Ja lihtsalt vaadake roheline ja väikse jõekese peal ja nii mõnus. Amazing. Eesti loodus on ikka mõina. Mulle väga meeldib. Allikatele
on see vesi siis suvel justkui karge ja külm, üle 14 kraadi ta ei lähe. Ja talvel siis vastupidi on see vesi siis soe tänu allikatele, ta jääkaant peale ei võta endale. Ja meie menüü on ka inspireeritud sellest samast Esna jõest. Partega nägite? Ei. Sellepärast juba siin päras, jah. Et siis me isu tekitame endale forelliga. Forell saab just seal lepalaua peal valmis meil. kuidas see oli, et ühel oli meil see planku vastu ja teisel forelli vastu allergia. Kõksu äkki, mis oli käsitöövinik või? Ei olnud. Midagi sukest. Epakudoonia oma. Olgu hea. Esimesena saime siis, see on peidus siin, eks forellikese ja leiva. Forell ikka. Forellitiik oli Esna tiik. Ja forellijõgi on Esna Ma panin jääd kinni jälle süüa. Nii et kohe hakkame sööma. Ilusast ilmast sai siis selline ilm. See kõlab külmaks. Külmaks ja tuuliseks ja vihmaseks ja kõike. No loodame, et jääb ruttu üle. Noh, varas. Vihmane. Väga maitsev meeleib ja jäätis. See on nüüd Väga hea. Lõuna-Eesti Hiina kuuled ja Luitsa veinid. On vihmane, mida mis jah, metsa alla peitu. No nii, me eksisime siin vahepeal ära ja nagu kogu seltskonnaga. Seal on punt. Kõik jõudsime järsku ühte risti ja keegi ei saanud aru, kus sealt edasi minna ja siis me saime aru, et me vist oleks pidanud keegi selle ristini isegi jõudma. Ja nüüd me kõmbime siis tagasi. Ma ei teagi, mis see tiiruke meil tuleb, eks me pärast siis näeme. Isegi ei ole kindel veel, kas keegi saab aru, kuhu peale. Jah, sellest me pole ikka kindlad, et kas me saime nagu aru, kus see apsakas sisse tuli. Praegu igal juhul lähme enesekindlalt tagasi ja vaatame, kust me siis minema oleks pidanud. Palju minna on pärit veel? 4,5 kilti või? No jah. Lootsid, et on juba vähe rohkem siin käidud, jah? No see tee on ikka päris räme sinna. Ega pole hullu. On see õige metsateekene, kus siin näiteks sillakesed ajakene ja reaalselt ikkagi metsa ja puude vahel. Enne oli ikka täitsa. Kõik autokruusateed, mis meil enne oli seal. Ja võsa. No, väike hüppe. Need on väike rabalavad, laudtee. Laba. Nüüd oleme jälle siin kuskil. Ui, kui pehme märg. Jälle õlani osas. Keset nowhere. No nii, nüüd hakkame juba nägema neid kohta, kust alustasime. Palju pärit kokku tuli kilomeetreid? Praegu on 7,57. Jah, ütleme 7,8 tuleb, aga pidi olema 4,5 või? Me kõndisime ühest tee otsas, kus pidi ära keerama. sa räägid proogi, ma mõtlen, et see minuga nii pikalt jaurata. Kõndisime ühest tee otsast mingi pea 2 kilti edasi. Siis pidime tagasi kõndima 2 kilti. Ma räägingi, jah. No nii, tehtud. Nii ja jõudsidki siia video lõppu. Aitäh sulle, et vaatasid. Veel kord väike laikene, subscribe oleks nii super. Ja teeme seekord ka, proovime taas saada 150 laiki. Me eelmise videoga ei ole seda veel päris täis saanud, nii et proovime. Äkki seekord läheb õnneks. Ja ka iga kommentaar, mõte on alati täiega oodatud ja nii tore on lugeda, kui te meile kuidagi kaasa elate või kui teile meie sisu meeldib. Nii et näeme järgmine kord. Tšau!